Alates 1. juulist tõuseb taas käibemaks 2% võrra, mis tähendab seda, et toidupoodides tõusevad taas hinnad. Kui täna saab sellise liitrise kilepiima veel 99 sendiga, siis alates 1. juulist tuleb sellest välja käia juba üle euro. Võrdluseks võib siia juurde tuua ka näiteks koduse hakkliha, mis täna on kuskil 3,79, kuid alates 1. juulist juba ligineb 4 eurole. Kui palju teie selle peale mõtlete, kas see teid ka puudutab? Mõtlen küll selle peale. Ikkagi kõik, ma olen pensionär ja mind puudutab see väga. Ma käin ikkagi, ma tean, et 10 kell 11 on kuskil allahindlused toimuvad ja siis lähen, võtan sealt ja midagi elus olen. Kui natuke hiljemaks jääda, siis on need korvid tühjad. Eks seda näeb, mis tõuseb. Praegu, On nagu on, jah? mis sinna ikka teha, ega sealt pääsu ei ole ju. Olete pidanud mingeid valikuid ka juba langetama toidupas? Jaa. Kui palju seda ikkagi ette tuleb? Päris palju. Aga mis see ikka puudutab? Peame niimoodi sellega leppima, muud midagi. Nüüd, kus käibemaks tõuseb 22% 24%, on Eesti toidu käibemaksumäär suuruselt Euroopa teine. Ostujõult on inimesed veel kehvemas seisus ainult Ungaris, kuid seal on vähemalt teatud kaubagruppidele sisse viidud maksusoodustused. Eestis seda isegi ei kaalutud, sest riigikassa vajab täitmist ja julgeolekrahastust. Minu jaoks on toidujulgeolek täpselt sama oluline kui nii-öelda kaitsejulgeolek või siis energiajulgeolek. Et me peaksime ikkagi prioriteedid niivõrd tugevalt paika panema, et praegu toidujulgeolekust poliitikud ainult räägivad. See, et käibemaks 1. juulist tõuseb, on kindlasti fakt ja meie oleme öelnud ka, et alates 1. juuli hommikust me neid hindasid vahetame toidukaupadel ja see hinnatõus läheb toidukaupade hindadesse. Rimi ostujuhi sõnul tõusevad hinnad siiski keskmiselt 1,7%, mitte terve käibemaksutõusu ulatuses. Toidutootjate esindaja Siirje Potissepp toob aga välja, et hinnatõus võib suures pildis tarbijate jaoks tulla isegi suurem, sest paljud poed on hinnatõusud juba sisse viinud. Annaks jumal, et kaubandusketid ei pane 1. juulist alates veel 2% toiduainete hindadele juurde. Et teades, et meie kaubanduskettide juurdehindlused on niigi ühed Euroopa Liidu suurimad, kui mitte kõige suuremad. Palju on meid küsitud ka seda, et aga miks te seda käibemaksu tõusu siis enda kanda ei võta. See 2% nagu number 2 tundub suhteliselt väike number. Meie jaoks tegelikult tähendab see kuskil 8-9 miljonit eurot aasta peale. See on suurem kui meie aasta peale teenitud kasum. Ehk siis põhimõtteliselt, kui me seda hinda ei tõstaks, see tähendaks seda, et me kukuksime kahjumisse ja ükski kahjumis olev ettevõte ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. 1. juuli toob lisaks halva uudisega kõigi nende inimeste jaoks, kes tangivad oma sõidukitesse bensiini. Bensiini aktsiis tõuseb nimelt uuest kuust lausa 5% võrra. Muidugi tuleb sinna lisaks veel omakorda arvestada käibemaksu tõus. Bensiini aktsiisi mõju on umbes 3 senti ja lisandub tegelikult käibemaksu mõju täiendavalt veel 3 senti ehk et tõesti umbes 6 senti on see hind, mis läheb bensiin kallimaks. Ja see tähendab täna ikkagi inimeste jaoks sellist ühes kuus suurusjärk 4-5 eurot, ehk et aastas on ikkagi selline siis 50-60 eurot on nüüd see kulu, mis läheb puhtalt kütuse peale rohkemaks. Kui toidupoes on näha, et inimesed jätavad hinnatõusu tõttu kohvi ja šokolaadi ostmata, siis sama reegel kehtib ka tanklates. Sõidukeid söödetakse ka ainult äärmisel juhul ning sooduspakkumiste ajal. Eesti turg on see aasta ikkagi selgelt kergelt miinuses juba ehk et inimesed tõesti valivad ja mida me näeme, et inimesed jälgivad täna turupakkumisi ehk et kui on nädalavahetuse pakkumised või siis ka jaanipäeva pakkumised ehk et siis need on need ajad, kui inimesed tulevad tankima. Täna ei julge keegi veel prognoosida, kas uus hinnatõus paneb inimesi veel vähem tarbima, kuid on selge, et kliendid teevad aina teadlikumaid valikuid. Ja kui varem turundasid ettevõtted end selleks, et pildis olla, siis täna tuleb seda teha kliendi enda juurde meelitamiseks ja elus püsimiseks.